pühad mehed räägivad, ülista Jumalat, Jumal on sinu ainuke parim sõber, Jumal on nii imeline. Me nagu kuulame seda ja mõtleme, et ma ei tea, et tema tavaline mõtleb, et ilmselt mingi arengupeetus on võib-olla sellel pühakul või selles materiaalses maailmas hakkama ei saanud, siis ta nagu loob endale sellise illusiooni või mingi pildi, et keegi kuskil on imeline ja ma olen tema fänn, eks ju. Ütleme, kui sa ei ole teemaga tuttav, kui sa hakkad süvenema, vaatad mingid Veeda pühakirjad, nii palju teadmisi, Veeda tähendab nagu teadmisi, materiaalsed teadmised, vaimsed teadmised, üldreeglid, eks ju, materiaalne maailm, vaimne maailm, nii suur, nii palju erinevaid energiaid, elemente, seoseid ja seadusi, et püüad nagu sealt läbi närida. Ega ajudest vist ei jätku meiesuguste ajudega inimestele, et nii väikese ja mahtanud. Aga mingit osa seal vaatad, leiad mingid seosed, oled ilgelt õnnelik ja pühakirjad aitavad, et ei pea jalgratast ise leiutama, et seal nagu kas suured pühendunud või Jumala kehastused või Jumal ise läbi pühakirjade, see on pikk teema, kuidas ta räägib ja miks ta räägib ja mis on autoriteetne, mis ei ole autoriteetne, mis on spekulatiivne ja kas ma pean seda uskuma või ei pea mingeid raamatuid ja see on selline eraldi teema, aga ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et kui sa süvened nagu Jumala omadustesse, ütleme, võtad näiteks, ükskõik mis Jumala kehastuse, võtad algse kehastuse, Krishna kehastuse nagu omadused. Ja lihtsalt loed pühakirjades, kuidas ta oma pühendunutega suhtleb, kuidas ta loob, miks ta nii loob, eks ju. Eks ju, tema iseloom, tema omadused, tema nagu need shaktid, energiat, siis mida rohkem sa nagu selle teemaga oled tuttav, seda rohkem sa vaimustud temast. See on nagu inimlik, sest kui sul on keegi naaber ja sa oled nagu istud toas ja siis kuuled, et naaber laulab hästi ilusti nagu. Mõtled, ma olen lahe tüüp, õhtul laulab nii ilusti. Ja siis sa näed, ta väljas toidab veel tuvisi, eks ju, hästi nagu hea, annab loomadele ja siis ta on veel hästi viisakas, alati sõbralik, leiab aega sajaks ja sa nagu järjest rohkem hakkad hindama seda naabrit. Umbes sama printsiip on Jumalaga ka, et Jumala pühendunud, kes teda esindavad puhtas armastuses selles maailmas, eks ju, ja Jumala kehastused ja Jumal ise ja ülihing ja pühavaim ja kõik need aspekte, kui sa nagu süvened, kui sa võtad aja maha, siis automaatselt mingi hetk oled mõtled, mis tüüp nagu. Automaatselt tahad olla nagu Jumala fännklubis, need, kes fännavad Jumalat. Kõrvad mõned inimesed naeravad sulle, ütled, ei, mis see. Sa oled näe need seosed ära, et loodus on elus ja seal taga on teadus ja kõrgem isiksus. Missugune armastus, missugune ilu ja kunstitunnetus, eks ju. Kõik värvid, lõhnad, maitsed, tants, laul, muusika, emotsioonid, puhta armastuse tunde varjundid, kõik, kui sa neid hakkad natuke lappama niimoodi, mingi väike 0,01%, siis aga järjest rohkem nagu vaimustuda, siis siin enam ei huvita, sa tõstad käed taeva poole, et issand, olgu ülistatud Jumal, sa oled nii eriline, nii armas, nii ilus, nii hea, minu hinge kõrval ülihingena, kuidas sa läbi vaimsete õpetajate oled tulnud, eks ju, rääkima asjadest, nagu nad on, eks ju, pühakirjad, püha nimi, eks ju, jumalused, nii palju aspekte, kuidas sa oled kogu aeg kohal, et kas või mingit väikest osa hakkad, sa automaatselt näed, et konkurentsi nagu Jumalal ei ole, eks ju, ja kusjuures ma olen veel tema head uudis on see, et ma olen tema lahutamatu osake nagu sinagi. Et me ei ole mingid eraldiseisvad, meil on nagu ligipääs, et Jumal ei ole kadedust. Tema vaatab meid, palun, valikuvabadus, armastuse valikuvabadus, siin ma olen, eks ju. Et aga et mäng ei oleks odav, siis ei ole see nagu odav mäng niimoodi, et umbes, et sa ütled ka, mina võin ka öelda, et ilusti räägid ja, et väga hea sentimentalist, aga näita mulle Jumalat. Ei ole nii, materiaalses maailmas ka on, kui midagi tahad saavutada, isegi mingid lihtsalt eriala pead toorest panema. Ja Jumal on see väärtus või see seisund või see algne olemus, et teda saavutada sa pead kõik andma. Ja pärast sa saad asemele 1 000 000 korda rohkem, kui sa oled andnud. Mis meil ikka anda, mingi väiksed ajud ja mingi keha ja mingi nii väike potents kübeke, eks ju. Ja kui sa pöörad oma teadvuse läbi heade omaduste alanlikkus, tänulikkus, kaastunne, abivalmidus, empaatia, läbi nende omaduste pöörad ja hakkad nagu ennast pöörama, siis see, mis sa vastu saad, siis see tuum, kes kõike omab ja kõike läbib, see algne isiksus, mis ta võimaldab sulle selliseid asju, mida sa ükskõik, kuidas sa pingutaks mehaaniliselt siin materiaalses maailmas, iialgi saavuta 0,001% ka. Et ise ennast innustan.